Prokuratuur on Justiitsministeeriumi haldusala asutus, mis täidab sõltumatult 3 põhiülesannet. Nendeks on kohtueelse kriminaalmenetluse juhtimine, kuritegudega seotud jälitustegevuse planeerimine ning riikliku süüdistuse esindamine kohtus. Prokuratuuril on 2-astmeline struktuur. Esimesel astmel paiknevad ringkonnaprokuratuurid ning kõrgemal astmel paikneb riigiprokuratuur. Riigiprokuratuur jaguneb 2 süüdistusosakonnaks, järelevalveosakonnaks ning haldusosakonnaks. Süüdistusosakonnad lahendavad riigi kõige keerukamaid ning suure mõjuga kriminaalasju ning tagavad efektiivse rahvusvahelise koostöö teiste riikidega. Esimene süüdistusosakond lahendab organiseeritud, narko-, küber- ja riigivastaseid kuritegusid. Teise süüdistusosakonna lahendada on mahukad majandus-, maksu- ja korruptsioonikuriteod. Järelevalveosakond tagab prokuröride töö õiguspärasuse ja kriminaalmenetluse seaduslikkuse läbi järelevalvetoimingute. Haldusosakond vastutab tugiteenuste toimimise eest nii riigiprokuratuuris kui ka ringkonnaprokuratuurides. Tugiteenuste hulka kuuluvad nii personalitöö, värbamine, kommunikatsioon, infohaldus ning finants- ja varahaldus. Riigiprokuratuuri tööpiirkonnaks on kogu Eesti ning ringkonnaprokuratuuride tööpiirkond on kehtestatud prokuratuuriseadusega. Ringkonnaprokuratuurid tegelevad kõikvõimalike kuritegude lahendamisega oma piirkonnas. Igal ringkonnal on oma põhiasukoht, kuid sellele vaatamata on prokurörid olemas kohapeal iga maakonnakeskuses. Ringkonnaprokuratuurid jagunevad osakondadeks, mis spetsialiseeruvad kas rasketele peitkuritegudele või kogukonnakuritegudele. Nende töös on oluline tihe koostöö kohalike uurimisasutustega, tagamaks kohaliku kogukonna turvalisust. Prokuratuuri juhib riigi peaprokurör, kes on samuti ka riigiprokuratuuri juht. Tema alluvuses on ka juhtivprokurörid, kelle ülesandeks on juhtida ringkonnaprokuratuure. Riigiprokuratuuri süüdistusosakondi ja järelevalveosakonda juhivad juhtivad riigiprokurörid. Ringkonnaprokuratuuride osakondi juhivad vanemprokurörid. Ringkonnaprokuratuuride osakondades töötavad ringkonna- ja eriasjade prokurörid, kelle põhiülesandeks on esindada riiklikku süüdistust kohtulikes üldmenetlustes. Nende tööd toetavad abiprokurörid, kellele on seadusega pandud samad ülesanded ja õigused, välja arvatud õigus osaleda iseseisvalt suurtes kohtulikes üldmenetlustes. Riigiprokuratuuri osakondades töötavad riigiprokurörid, kes esindavad riiklikku süüdistust eriti keerukates ja mahukates asjades. Nende tööd toetavad samuti abiprokurörid. 2023. aasta seisuga on prokuratuuris teenistuses 180 prokuröri, kellest umbes 67% on naised ning 33% on mehed. Prokuröride keskmine vanus on vahemikus 31–50 aastat. Juriidilisi ülesandeid täidavad prokuratuuris ka konsultandid. Nende tööks on toetada prokuröre ning uurimisasutusi õiguse, majanduse või alaealise erikohtlemise teemades. Enamus konsultante on viimastel aastatel õppivad õigustudengid, kes koguvad vajalikke teadmisi ja kogemusi, et saada tulevikus prokuröriks. Prokuratuuri tugipersonali hulka kuuluvad referendid, kes pakuvad administratiivset tuge oma osakondadele või ringkondadele ning tegelevad dokumendihaldusega. Samuti on prokuratuuris nõunikud, kes toetavad prokuratuuri tööd oma eriala valdkonnas, nagu näiteks personalitöö, finants, kommunikatsioon ja varahaldus. Prokuratuur teeb väga tihedat koostööd ka teiste õiguskaitseasutustega, näiteks uurimisasutustega, kes viivad läbi kohtueelset uurimist, kui ka kõigi 3 kohtuastmetega. Prokuratuurile antud õigusi ja kohustusi teostab prokurör, kes on oma seadusest tulenevate ülesannete täitmisel sõltumatu ja tegutseb lähtudes seadusest ning nende alusel antud õigusaktidest. Eestis vastutab prokurör enda kriminaalasjade eest alates esimesest päevast kuni kõrgeima kohtuastmeni ehk riigikohtuni välja. Prokurör juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse. Kriminaalmenetluse juhina suunab prokurör uurimisasutusi tõendite kogumisel ja vastavalt tuvastatud asjaoludele otsustab isikule süüdistuse esitamise. Kohtueelse kriminaalmenetluse juhtimine hõlmab väga suure hulga otsuse langetamist,
näiteks kas uurimisasutus peab algatama kriminaalmenetluse või algatab prokurör selle ise? Mis viisil ja kui palju tõendeid tuleb koguda? Kas lubada või taotleda kohtuluba jälitustoimingute läbiviimiseks? Kas lõpetada kriminaalmenetlus või saata see kohtusse? Ning viimaks, millises menetlusliigis kriminaalasi kohtusse saata? Kohtueelse uurimise juhina tagame üksikasjaliku ning menetlusosaliste õigusi arvestava menetluse. Prokuratuuri tunnuslauseks on südametunnistusega õigluse poole ning põhiväärtusteks on inimesekesksus, julgus ja professionaalsus. Inimesekeskse asutusena kohaldame kriminaalõigust arvestades iga menetlusosalise õigusi, väärtustame meeskonnatööd ning kohtleme kõiki inimesi võrdselt ja austusega. Meie julgus väljendab meie otsuste sõltumatuses, vastutustundes ning aktiivses kaasarääkimises meie töövaldkonda puudutavatel teemadel. Professionaalse õiguskaitseasutusena omame tippteadmisi kriminaalõiguses, areneme pidevalt ning soosime innovatiivsust ning elukestvat õpet. Eestis on kaasaegne ja tõhus kriminaalpoliitika, mis annab prokurörile väga palju võimalusi kriminaalmenetluse lahendamiseks. Esiteks püüame rakendada taastavat õigust, lõpetades võimalusel kriminaalmenetluse oportuniteediga või lepituse teel. Teiseks kasutame oma menetlusaega ja ressursse vastutustundlikult, eelistades lihtmenetlusi võistlevale kohtumenetlusele. Kolmandaks viime läbi kriminaalmenetlust kannatanu keskselt. Neljandaks taotleme võimalusel alternatiivkaristusi, eelistades tingimisi vangistust reaalsele vangistusele. Ning viimaseks rakendame alaealiste toimepandud kuritegusid erikohtlemismeetmeid. See tähendab, et me anname endast parima, et kiiresti reageerida ja tagada, et alaealised saavad proportsionaalse ja tõhusa mõjutusvahendi, mitte aga karmi ja ebatõhusa karistuse nagu vangistus. Selle kriminaalpoliitika tulemusena on Eestis veidi alla 2000 inimese vangistatud ning umbes 3000 inimest on kriminaalhooldajate järelevalve all. Retsidiivsuse määr meie riigis on alla 30% ja 2023. aasta lõpu seisuga ei ole meil ühtegi alaealist vanglas. Ligikaudu 35% meie kriminaalasjadest jõuavad lahenduseni kokkuleppemenetluses, 30% juhtudest lõpetab prokurör kriminaalasja oportuniteediga, pannes süüdlasele kahju heastamise kohustuse. 25% juhtudest menetleme kriminaalasja muud liiki lihtmenetluse korras ning ainult 10% juhtudest lahendatakse kriminaalasi klassikalises üldmenetluses, mis tavaliselt jõuab lõpliku menetlusotsuseni 1 aasta jooksul. Kui sa tunned huvi prokuratuuri tegevuse vastu, siis uuri meie kohta lisainfot veebilehtedelt prokuratuur.ee või sotsiaalmeediast.